me lähme Pariisi. Mul kõht on nii tühi ja siis ma võtsin endale kofeiines tomati mozzarella sarvese ja siis ma alles avastasin, et seal on minu jaoks peigavahvlit ka, nii et ma mõtlen, et kui ma järgmine kord lennujaama tulen, siis ma tahan seda peigavahvlit, sest see nägi nii hea välja. Aga nüüd ma otsin oma keiti. See peaks siin kuskil samas olema. Me jõudsime nüüd lennukisse, ma leidsin keitiga ülesse. Okei. Nüüd ma hakkan sööma, sest ma enne ei jõudnudki. Ja kusjuures tänane karameliga macchiato on nagu ülihea, nagu väga-väga hea. Nii et see on kohe hea alguspäevale, ma ütleks. Me oleme nüüd jõudnud Pariisi ja nüüd me lähme hotelli, et panna enda kohvrid ära ja siis me lähme juba hommikusöögile. Ja nagu vaadake seda teenindust, mul just võetud kohver ära. Milline luksust, et alati ma olen see, kes kannab mingi 10 erinevat kohvrit ja kotti ja ma olen nagu koorma ees. Aga ma saan lihtsalt nautida. Me praegu andsime kohvrid ära ja nüüd me kohe lähme sööma. Pidime hommikusööki edasi veidike lükkama, sest et siin olid nii meeletud ummikud. Oh my god, kui jõus. Vannituba siin on. Vaadake. Väga kena. Me liigume nüüd brunchile. Oh yeah. Isegi päike piilub kuskilt. Nii äge. Me jõudsime nüüd siia kohvikusse. Minu meelest nii armas selline puhostiili. Meie söögid jõudsid. Need näevad nii head välja. Ma ei söö muna, aga mul tekib isegi isu selle peale. Ja mina võtsin magusa hommikusöögi nagu alati. Mul on nüüd Eiffeli torn ka nähtud. Check. Kõik inimesed tahavad seal pilti teha. Siin oli ka, ma sain ka mingid lõksutust, aga tõesti on väga ilus keskus. Kõik tunduvad siin nii sportlikud, iga nurga peal keegi kuskil jookseb ja väga aktiivsed inimesed on. Ja teine asi, me võime just üle minna. We can walk. Ja teine asi, mis ma olen tähele pannud ja mis mulle hullult meeldib, on see, et kõik on nii stiilsed, kõik on järelikult riides, isegi mehed nagu. Eestis on see, et kõik on ühesugused riides, aga siin on nagu päriselt nii äge, sa vaatad inimesi ja sa näed nagu kõik annavad sellist stiili, mida nad ise tahavad ja see on nagu selline omaette vaatamisväärsus, need mega cool. Nii, me oleme nüüd kohal jõudnud, me saime oma toad kätte ja lähme vaatame, kuidas need on, sest et meil üks tüdruk juba nägi need tuba, ütles, et väga-väga ilusad, nii et I'm excited. Okei, ma just nägin kogu seda tuba siin ja see ei ole reaalne lihtsalt. Kõigepealt tuled siin sisse. Esiteks, see nagu üleüldine ruum on väga ruumikas ja suur ja avar, mis mulle väga meeldib. Siis siin on ilusti suured peeglid, saate selfiesid teha. Siin saate endale asjad kappi panna, siis no vaadake kui kena. Nii girly kui olla saab, on ju. Väike selline ala, saad kohvi teha, vaata telekat, mingid snäkid on isegi. Ja no kui trendikas tugitool. I need it. Ja liigume edasi siin. Ma ütlesin, et kõik on läbi mõeldud, siis I mean it. Siin on meil invitation. Ma arvan, see on siis täna õhtusel õhtusöögile või siis siin on laborisse. Ja kuna me hakkame homme vaatama, kuidas neid tooteid reaalselt tehakse nagu katseklaasides ja niimoodi, siis see kõik on nagu 10 selle teemaga. Ja mida asja, sellised custom meigikotid, kus saad reaalselt selle tule põlema panna ja meiki teha, hästi meiki teha, hea valgusega. Ma ei ole kindel, kas see on guasha või ta on juustele. Aga mul läks just eile guasha katki, nii et see oleks väga tore, kui ta tegelikult oleks guasha. Ja väga-väga palju neid liptinte. Voodi tundub nagu mega pehme. Nii, ja liigume edasi. See on siis vannituba ja see on nagu kõige prantsuselikum asi üldse minu meelest. Nagu, how cute is this? Siis siin ootas meid see kuulus Glass Skin Glow Mask. Ma ei tea, kas ta olete TikTokis läinud. Mega popp, tihti peale sisulat teevad seda just nagu, kui nad lennukiga sõidavad mingi 10 tundi, siis nagu jäävad seda peale, siis hommikul on mingi full mega ilus nägu. Siis meil on siin tooteid veel, Relvite Lifti seeria. Ja see nagu dušiala on ka minu meelest nii cooli lahendusega. Kuna mina unustasin endal juuksehooldusest koju, siis see on minu meelest ideaalne üllatus siin, et ma saan pesta. Ja see kõik on nagu nii kuidagi cozy, aga samas
ma ei tea, mulle nii meeldib, ma olen mega rahul ja nüüd meil on mingi tunnikene aega, nii et ma saan endal kohvri lahti pakkida, ennast lahti pakkida, lõpuks riided vahetada ja natukene puhata, enne kui me lähme lõunasöögile, mis on siis meil koos Poola influkatega. Lõunase plaaniga otsustati nii, et ma ikkagi ei lähe lõunat sööma, siis mõtlesin, kuna mul oli kõht räigelt tühi juba, siis ma mõtlesin, et ma tellin endale room service'it. Kõigepealt vaadake vaadet, mille taustal ma nüüd sööma hakkan. Nagu vaadake, kui ilusti mulle pandi siia kõik. Mulle toodi siin bagett. Ja vaatame. Mac and cheese. Love it. Hiline lunch. On 6 muideks, nii et ta on üpriski hiline lõunasöök, aga tahtsime lihtsalt ennem siin üritusele minemist midagi süüa. Ja kuna meil hommikusöök oli ka suhteliselt hiline, siis kõik need söögikorrad midagi lükkusid edasi. Mina võtsin endale mingi burrata asja. Et ma loodan, et see on hea. Ja siis ma võtsin endale alkoholivaba The Sweet Escape kokteili. Mu setad jõudsid, nad näevad nii head välja. Siin on mingi basiiliku kasta peal, oliivitükid ja burrata. Lõhnab imeliselt. Ja siis ma sain endale kokteiliga. Aga see maitseb pigem nagu õunama. Aga siiski enda väga hea. Nüüd meil lunch on tehtud. Need olid hoopis pitsad, mis me saime. Aga need olid päris head. Ma sain kõhu jälle nagu mega täis ja nüüd ma peaksin kohe minema panema selle jumpsuit'i selga, nii et ma ei tea, kuidas ma ära mahun sellesse. Igatahes, mul on tegelikult nagu mingi tunnikene aega enne, kui ma minema hakkame, kui meil see buss järgi tuleb. Ehk siis ma üritan endal meigid teha veits õhtulikumaks. Ma praegu tegin nagu päevameiki, siis ma arvasin, et me nagu sinna lunchile sinna teise kohta. Ja siis ma teen sisuga filmima Rentaleri ja Goldtime'i jaoks, sest et ma sain kleidi Rentalerist ja Eedet Goldtime'ist. Ja siis pean telefonil mälu juurde tegema, sest et mul kogu aeg viskab ette, et mul on mälu jälle täis, nii et pean seda ka tegema. Igatahes ma nüüd kõigepealt fiksin meigi. Üle Euroopa ja Baltikumist on igast riigist ainult üks, aga teistest riikidest on vähemalt nagu mingi 10 pluss. Ja kuna õues saab, siis me saime kõik maarjud ja nüüd me hakkame liikuma siis sinna ürituse toimumiskohta. Siin on ikka full fotosessioon käib. Oh my god, this is so pretty! Oh my god! Mega! I'm going to introduce myself. My name is Laetitia Toupé. So, good evening. So I'm really happy to be here with you this evening to celebrate different issues like hip-hop, Näitan teile siin igasugused sellised väiksed kausikased, snäkid. Need olid kalapallid minu meelest. Ja siin on magusad ka. Aga magusad on veidi vähem. Viljaad ja siis selline. See on meie buss. Hakkame nüüd hotelli sõitma. Ta palub meil panna Emily in Paris seda tunnuslaulu. Nii äge. Me nüüd teeme Aprili Jordanist. Before you open up the dirty window, let the sun illuminate the worst that you cannot find. Release your inhibitions. Hello, ma võtsin nüüd meigi maha, panin endal niisutavat kreemi ja pesin hambad ja kõik muu. Igatahes nüüd ma lähen magama, sest et ma olen mega väsinud. Ma lihtsalt tunnen, kuidas mul nagu mitte ei ole ainult vaimne tervis väsinud praegu, vaid ka füüsis on väsinud. Ehk siis, jah, me tegelikult väga kaua magada ei saa, sest mul on juba mingi 7:20 äratus. Aga ma loodan, et sul uni tuleb vähemalt hea. Mul on tunne, et tuleb hea. Ja siin on nagu veits jahe minu mõelest, kuigi ma panin nagu tempi enne päeva juurde, aga et nagu, ma tean, minu arust on mingi prantsuse pärased mingid aknad.
neil on minu meelest see, et nagu nad veits puhuvad läbi. Ja ma tunnen, et seda külmõhku tuleb sealt. Aga minu meelest just külmaga pidigi hästi magama, nii et ma loodan, et see siis nii ka on. Igatahes lähme hommikul. Ja homme, ma ütlen, teile tuleb veel ägedam päev, sest ma hakkame ise reast asju testima vist, kui ma ei eksi. Tere hommikust on nüüd, mis päev täna on? Appi. Neljapäev. Ja ma praegu panen ennast kiirelt valmis. Ma mingit full make'i ja siis me tegelikult lähme sinna laborisse ja siis meil tulevad mingid prillid ja seda ette. Aga lihtsalt ma tunneks ennast natuke paremini. Ma siin teile näinud seda L'Oreali uut toodet. Me saime need Glass Skin maskid ka, aga siin on nagu see seerum. Skin ja ma kohe näitan, nagu see on nahk ennem. Aga kui ma panen seda asja, siis ta on nagu nii glowy. Ja isegi kui ma panen matistavad foundationid peale, siis ta on ikka hästi särav. Highlighterit pole vaja isegi. Nagu, ma näen küll nagu vahet, sest et mu nahk tundub palju siledam ja säravam. Ja siis ma panen nüüd lihtsalt foundationi peale. Ja siis see oli nagu väga positiivne üllatus. Ma peile panin endal meigi alla seda ja siis ma käisin järve päeva sellega. Nii et väga äge toode, mulle meeldib. Ma nüüd siin meigi põhja enam-vähem valmis teha, ma pean ripsmed tegema ja lainerit lihtsalt. Aga natuke kiireks läks. Ja hommikusöögit. Ja lähme nüüd sööma, sest mul on kõht nii tühi. Mul see lashlift on nii ilus, ta leilega nagu muidu ma alati koolutan enda ripsmeid ja siis ma teen nagu ripsmedussiga üle. Aga nüüd on nagu nii ilus ja nad on nii kaardus ja nagu sirged ja väga ilusad igatahes. I love my lash lift. Vaadake, kui palju erinevat saia siin on. Liigume nüüd läbi. Me jõudsime siia Beauty Labi nüüd. Let's go. Vaadake, meil on omanimelised lokkerid siin. Ja vaadake, mis nüüd. Me nüüd liigume vist lavarisse. Nii põnev. Me saime isegi oma nimelised kitlid ja prillid. Nüüd ma olen nagu päris teadlane välja. Need on siis praegu uued tooted. See oli see hea seerum, millest ma rääkisin teile. Siin on meil joogimenüü. Glow latte on cool. Aga I think I'll go with the matcha. I haven't had my matcha. Prindivad selle L'Oreali kopassi peale. No nii, näeb käima. So much camera on me. Vaadake. Nii ilus. Kõik teavad pilte, kohe näha, et infokad on kokku kutsutud. Selline plaan oligi selline, et alguses meile tutvustati L'Oreali kui number 1 ilubrändi maailmas ja nii-öelda millised need uued tooted on, mida me hakkame kohe nägema. Seejärel jagunesime 2 gruppi ja meid ootas ees 3 erinevat laborit. Nagu te näete, siis esimene oli juustelabor, kus meile räägiti uuest Collagen Lifter sarjast. Järgmine oli meigilabor. See on näiteks ripsmedusside sees. Tehti katset, kus näidati, kuidas see extensionist toimib. Ja see Cushion Foundation oli minu isiklik lemmiktoode. Ja viimane labor, mida me külastasime, oligi siis näohooldustoodete labor. Ja siis meile räägiti sellest seerumkreemist, mis sisaldab melasili, mis on valitud ühtlasi ka Time'i poolt 1 eelmise aasta parimaks leiutiseks. Ja tulime nüüd siia galerii alale. Siin on erinevad before and afterid. Selle uue extensionist maskaraga. Saab väga targaks siin. Aga just sellise skincare ja meigi ja juuste koha pealt. Siin peaks olema vist siis mingid nahahooldusasjad. Glass Skin. Vaadake, siin on AI versioonid Glass Skin. See on kõige tavalisem. See on siis nagu veidikene. See on veidikene rohkem ja see on see oli. Igatahes see on kõige rohkem. See on nagu ka, aga ma arvan, et see on kõige parem. Ja. Nii, meil on nüüd Beauty Labis käidud, pildid tehtud, galeriid nähtud. Üliäge oli, aga juba nagu nii imelik tunne, et see juba kõik on läbi. Ma alles jõudsin siia. Aga üldse nagu nii äge trip on olnud ja on õnnelik. Selle maja number on 18 ja mu õnne number on 18. Ma arvan, et see on sign, et ma olen õiges kohas. I have to be here. Jõudsime nüüd siia restorani, kus me lõunatame. See koht on mega.
küll unustasin seda filmida, aga seal restoranis oli reaalselt seins, olid taldrikud kuulsuste autogrammidega, kes on seal einestanud. Travis Scott, Kris Jenner ja need. See näeb hea välja. Tellisin pasta. Tellisid 8 jalga French fries ja aetoa vegane. Vaadake, mis show meil siin on nende magustustega. Tagasi hotelli jalutades nägin Louvre'i ära ja siis me pidime meid kohvrid võtma ja lennujaama poole minema. Fancy bush on meil järgi tulnud siin isegi Starlight. Võeti jalanõud ära, nii ma ootan siin. Turvakontrollis oma jalanõusid ja need ei tule lihtsalt. Nii paljas tunne oli. Vaadake, mis siin on. Laduree. Ma tahtsin emmele ja perele viia makroone. Ma ütlen, kui Londonis saime, need olid nii head. Nii et samast. Ja minu arust makroonid võrdub Prantsusmaa, nii et tundub loogiline neile viia. Olime nüüd Starbucksi, võtsin endale selle mango refresha, mis ta teeb seal. Ja mul on nagu vaikselt harjumuseks saanud see, et ma iga kord, kui ma reisil käin, siis ma Starbucksist ostan selle kapi, teate küll, selle plastikkapi. Ja ma olin nii excited, et osta Pariisist kaasa, sest Pariis mu alati olnud unistus ja veel siit nagu siis oma kapp ka kaasa. Ja tulen siia ja neil ei ole ja ma küsisin ka ja nad ei müüs neid. Ma olin ka nii kurb. Ma nii ootasin. Mõtlesin, et äkki neil on nagu mingi Paris Special Edition, aga ei olnud. Nii et ma arvan, et see on märk selleks, et me tagasi tulema ja siis mõnda Starbucksi kohvikusse siin minema ja siis võtma selle. Aga nüüd me oleme oma gate'i juures ja siis meil on umbes selline 15 minutit aega, kuni me saame boardima hakata ja lennule minna. See on vahepeatus Riias ja siis tagasi Tallinnas. Nüüd igal Tallinnas me olen ka 9 ööks sinna hotelli. Nii tore, et L'Oreal nagu tuli vastu ja pakkus mulle seda võimalust, sest et me maandume minu mõistes nagu 10 minutit ennem, kui mu viimane buss Tartusse läheb. Või 10 minutit ennem, aga mul ei ole nagu mingit võimalust, et ma oleks jõudnud sellele bussile. Nii et siis tuleb niipidi teha. Esimene lend on meil siis Riiasse. Me oleme nüüd jõudnud Tallinna lennujaama. Meil tegelikult teine lend hilines 10 minutit, aga see ei ole mingi hilinemine tegelikult. Nii et ja nüüd ma ootan enda kohvrit ja siis lähme hotelli. Me jõudsime hotelli. See on siis minu tuba, selline maina, lihtne. Ja hommikul lähen käin siis söömas ära. Aga issand, milline ma välja näen. Olen nii väsinud. Nagu esimene lend oli täiega okei. Siin raamatut, kõik oli chill. Ja teisel lennul, nagu see oli nii lühike lend, mul ei sain tulema istusin maha ja ma juba nagu tõusin püsti. Aga teisel lennul tuli mul nagu selline uni peale, et ma olin mingi, et oh my god, kui ma hotelli saan, siis ma lähen kohe magama. Nii et ma arvan, ma lähengi tuttu kõigepealt, sest et mul on viimastest päevadest tegelikult nagu unevõlg. Ja siis homme panen bussis jälle story'sid, et siis ma värske peaga saan panna. Et ma tõmban siin kohal otsad kokku selle voogiga. Ma olin nii excited, et seda vloogi üldse teha ja nagu mõelda, et oh my god, ma käisin Pariisis. Panna üles, ma olen õnnelik. Ja üldse suur aitäh nagu L'Orealile, kes üldse kutsus mind, sest et see on täiesti ebareaalne võimalus minu meelest. Ja ma arvan, et 9 aastat tagasi, kui ma olin 10-aastane ja hakkasin Instagrami postitama, ma poleks elu sees arvanud, et L'Oreal kutsub mind ja sõidutab Pariisi. Nagu, nii aega. Mul on nüüd jälle energiat igatahes. Ja ma lähen nüüd magama. Head tööd. Tšau.